Maie! Hallo. Maie! Mis juhtus, Maie? Telefon oli puha ja... Maie? Mis nüüd siis on? Mis asja ma jälle tegin siis? Mulle lõhnasid, mul ei ole autot, hakkasin hommikul vara pesema, nii nagu sa eile käskisid. Ikka olen milleski süüdi või? Mina ja mina. Sa oled, Valdur, nii enesekeskne. Aga äkki on minul ka probleemid? No, mis probleemid need siis on, et ei saa isegi telefoni toru võetud? Mul on sügismasendus. Sügismasendus? Ma lähen võtan ise toru või? No, nägid sa siis. Isegi telefon on sulle tähtsam kui minu probleemid. Nojah, kui isegi telefoni ei saa võetud, siis vist on ikka päris tõsine masendus küll, jah? Telefon jäi igatahes vait. Kuule, ütleb, et on masendus. Jah, sügismasendus. Et väljas on ümberringi kõik kole ja porine ja külm. Ja nüüd nad keerasid selle kellaga pimedamaks. Ma ei tea, ma proovisin suhkruvett ja kraadiklaasi. No siis on ikka kole lugu küll ju. Kuule, päris kole jah, tead, siin ajalehed muidkui kirjutavad, et kliima soojeneb ja soojeneb, aga nüüd ta seal nutab, et millal ta kurat soojeneb siis. Nii ta on. Aga tead, sa võta midagi ette. Tead, aitäh, Silvikene, vaata, sellepärast ma sulle helistasingi, et äkki oskad midagi soovitada, et vaata, see kliima ei soojene nii kiiresti, kui see masendunud naine tahaks, noh. Aga sa tee nii, et tead, sa üllata teda. Mismoodi, et lähen õue ja panen automootori üürgama, et siis soojeneb kliima kiiremini või? Ega teil juhuslikult täna mingit tähtpäeva ei ole? Ma ei tea, ei löö ette küll. Aga ma peaks talle midagi kinkima või? Kinkida oskab iga loll. Tead sa tee talle parem midagi süüa. Midagi pidulikku. Sa arvad, et see masendus on tal näljast või? Mina arvan, et kõige tähtsam on hea tahte žest. Usu mind, Valdur, see pühib igal naisel masenduse nagu niuhti. Pane nüüd ilusasti põll ette ja tee midagi pidulikku süüa. No ei tea, ma oskan ainult 4 viljaputru ja pelmeene. Ole mees, Valdur, kasuta fantaasiat. Kuule, oota, ma pean nüüd minema. Mis nüüd juhtus? Voodi ajas ka masendama või? Sina plätrad seal telefoniga, aga see, et su enda naine vedeleb kuskil põranda peal, see sind ei pane muretsema. Ikka paneb muretsema, ikka. Jäta! Kellega sina seal pätlad? Palju näitab? Mis see sinu asi on? Niikuinii see valetab. 36,7. Kummale poole ta valetab, siis näitab liiga palju või liiga vähe või? Vaata, ma veel ei ole mõelnud. Ja kui inimesel on sügismasendus, siis ta ei peagi üldse teadma, mida ta tahab. Aga äkki tahad sa midagi süüa? Mida? No, midagi pidulikku. Mis see naljakut on? Midagi süüa, midagi pidulikku.
Tead juba minu ema ütles seda, et ennem läheb päike sinna samusesse looja, kui Valdur sulle midagi Küsid, mis nüüd? Mis juhtus? Vastad, ei tea. Mis asja? Küsid, miks nüüd? Vastad, ei tea. Küsid, mis teed? Vastad, ei tea. Küsid, mis teed? Vastad, ei tea. Sa ei tea, mida teha. Tead, Valdur, oota. Ma kohe arvutan sulle. Nii, võtame nüüd aluseks selle, et sa näiteks elad Kuldpulmadeni. See teeb siis meil umbes nii 50 aastat. Aastas on 365 päeva. Korrutame ja saame 18 250. Oot. Kui me võtame nüüd arvesse selle, et üks ontlik Eesti mees vajab päevas 3 korda söötmist, saame me 54 750. Kuuled, jah? 54 750 korda teeb elu jooksul Eesti naine Eesti mehele süüa. Ja sina, sa ei saa isegi selle ühe ainsa korraga hakkama. No aga sa ise ütlesid, et tehku ma midagi pidulikku. Tead, Valdur, tee ükspuha mida. Pidulikuks teeb selle see, et sina selle tegid. Saad aru, õnnetu mehe poeg? Kuule, aga ma teen siis näiteks pelmeene. Pidulikke pelmeene. Mida sa teed seal, Valdur? Midagi. Kuule, ega sa ei ole unustanud, et puht juhuslikult olen ma masendunud. Ei ole. Tead, sa pikuta rahulikult, see masendus täitsa sobib sulle. Ma oleks uskunud, et see masendus nii igav võib olla. Valdur! Ega sa ei ole unustanud, et mul on sügismasendus? Ei ole. Aga ma olen isegi aru saanud, et sul on päris hea rohi selle vastu. Mis rohi? Noh, see, et heidad sügisel voodisse ja enne kevadet voodist ei tõuse. On vist nii või? Vaata, seda rohtu ma ei ole tõesti proovinud.
aga võib-olla katsetaks ennem ühe teise rohuga? Jäätist. Jah, ma tahan jäätist. No meil ei ole jäätist. Siis mine osta. Jäätist. Ma tahan jäätist. Või muidu ma lihtsalt hüppan aknast alla. Ja kui sa peaksid omale õlut ostma, siis hüppan teist korda aknast alla. 2 korda järjest hüppan. Dokument on kaasas. Ei, ma maksan sularahas. Vahet pole, õlle jaoks on dokumenti vähe. Milleks? Seadus, alaealistele õlut ei müüda. Alaealistele. Seadus. Mul küll pole dokumenti kaasas, ma ei tulnud selle pealegi. Mina ilma dokumentideta ei müü. Seadus. No siis ainult pelmeenid. Dokument on kaasas. Seadus on seadus. Mina alaealistele õlut ei müü. Kui dokumenti ei ole, siis õlut ei saa. Jäätist saab. Kuule, peremees. Oota. Kuule, sul pass või mõni dokument on kaasas või? Pass on kaasas. On jah, väga hea, tule. Appi! Oota, Maie! Maie, ära hüppa! Maie, ära hüppa! Mul ei olnud dokumenti kaasas, ausõna! Jäta! Sa tahtsid mind ära lemmatada, jah? Tahtsid ära kasutada minu sügismasenduse nõrkuse hetke, jah? Kus mu jäätis on, Maldur? Oi, Valdur. Isegi pelmeenid suutsid sa ära kõrvetada. No siis ma ei oska mitte midagi muud öelda, kui et kus see number mul oli. 54 750 -1. See teeb. Nii et Valdur, sul on nüüd järgi jäänud 54 749 võimalust. Oh, teid mehi küll. Tead sa, Silvi, sa esiteks õpi matemaatika ära, siis oskad liiga aastaid ka kalendrisse arvutada ja teiseks tead, ega mul siin väga kaua aega ei ole. Ta hakkas juba vaikselt aknast välja hüppama. Äkki tal on lihtsalt värsket õhku vaja? Jaa, kuule, eks ma siin tiba tuulutan jah tänu sinu pelmeenidele. Ei, Valdur, ma mõtlesin sellega seda, et äkki Maiel on vaheldust vaja. Et kui sa juba nagunii isegi pelmeenidega hakkama ei saanud, siis äkki viid ta restorani. Sa ei kujuta ette, kuidas see naistele mõjub. Hubane valgus, romantiline muusika, head söögid, meeldiv teenindus. Kuule, aga mismoodi ma sinna restorani lähen? Ma ei saa teda voodistki välja ju.
oh sind lollikest, tead sa muretse parem selle pärast, mismoodi sa sealt restoranist pärast koju tagasi saad. Vaat nii mõjub restoran sügismasenduses naistele. jah. Just nimelt. Nii et tšutšufrei bambino. Restorani. Noh, sügismasendus nagu peoga pühitud, jah? Ära sa mitte loodagi. See on mul haigust nähtud ajutine taandumine ja küll see masendus mul tagasi tuleb, kui ma tahan. Nii kahju, et me selle moobiltelefoni ära viskasime. Helistaks praegu Silvile ja ütleks, kus me oleks. Sa ilma Silvita ei oska rõõmus olla või? Kuule, jagatud rõõm on kõige suurem rõõm. Mõtle, kui tore oleks, kui vähemalt keegi oleks meie peale kade, kui ta teaks, mismoodi me siin sinuga niimoodi kenakesti istume. Olete otsustanud? Ei, tere. Volli. Vaadake, härra Volli, meil on siin täna selline pidulik puhk, et mõtlesime, et teeks ühe piduliku päeva. Tuleb ette. No, meil on selline äsja alanud sügismasenduse lõpetamine. Et nii siis nagu väike nagu sügismasenduse peied ja... Just. Kas tellite ka midagi või? Jaa, võtaks et seda siin. Aha, jah, seda ei ole. No siis seda. Seda ka ei ole. No seda. Seda pole kunagi olnudki. Mida teil siis üldse on? Pelmeene. Jälle pelmeene. Mis mõttes jälle? On olemas pelmeene hapukoorega ja ilma. On olemas pelmeene peterselliga ja ilma. On olemas pelmeene tilliga ja ilma. Rikkalik valik. Seda on. Meil on uus kokk. Mis valaga juhtus? Sai vähe palka. Nii et tellite siis või? No, mis meil muud üle jääb? Pelmeene. No jah. Väga hea. Pelmeene siis pelmeene. No, masendus tuli tagasi või? Valdur, kas me peame siin olema? No me tellisime ära juba. Tead, pelmeeni me võime kodus ka teha. Ei või, need kõrbesid ära. Olge lahke. Kumb see siis nüüd tilliga ja kumb see peterselliga on? Vahet pole, mõlemad põlesid ära. Oi, Maiekene. Oi, tere Volli, jah, ma ei tundnud sind ära, nii muutunud oled, jah? No mis sind küll siia Tallinnasse on toonud nii koledal päeval? Mind Tallinnas, ma elasin. Ja töötad siin nii nooblis kohas, vaata kui vahva. Et siis nagu ma aru saan, te tunnete teid. Üks on Volli ja teine on Maie. No mis seal ikka, mina olen Valdur. No, kuidas siis elukene ka vahepeal veerinud on Preili Maiekene? No ei ole enam Preili juba ammu proua, ja. Aga mis siin ikka aeg lendab? Jaa, aeg lendab alles oli, kui istusime Pärnus muuli peal, muud kui luuletasime. Mis asja te luuletasite? Ja kujutad ette, Volli, sügismasendusest ei teadnud me tollel ajal mitte midagi. Kus mina olin siis? Sina olid Pauli Kukulinna viimas. Oi, Pauli.
lastest sa ei rääkinud tookord mitte midagi. no jah, tead, ma arvan, et ma ei tahtnud tollel hetkel sellistest elumuredest sulle rääkida. Ma olin ju tookord ikka rohkem keskendunud nagu mudaravile. Midagi kinni, kurat. Mina viin Pauli Kukulinna laagrisse ja ma ei jõua veel tagasi kihutada, kui sa oled Pärnus muuli peal mudaravile keskendumas. Sina viisid Pauli Kukulinna pioneerilaagrisse, kihutasid tagasi. Ma ütlen, nädal aega ja nii nagu ikka, eks ole. Volga läheb katki, siis kutsutakse Väino, hakatakse parandama, edasi küsi juba Väino käest. Elu on kummalisi kohtumisi täis ja... oi, aga Vollikene, see nii vahva, me täna just nägime. Ma arvan, et me hakkame siin väga tihti söömas käima. Mida? Pelmeeni tuhka või? No mina arvan, et küll see kokk ikka areneb ka tulevikus. Vot sellega läks küll kehvasti ja tähendab, ma lähen ja õpetan teda, seda kokka. Küll ma midagi teie jaoks välja mõtlen ja... Hull oled või? Kuule, kas see Volli polnud tore, vaata, milline rüht ja... Tead, mina ütlen sulle, Valdur, ega sellise koha peal saavad ka ainult džentelmenid töötada. Mis sul siis nüüd hakkas? No mul on tunne, et sinu sügismasendus on nakkav. Miks? Miks? Sa küsid miks? Kurat, ma pingutan nii, et pihik lõhki, kurat, tantsin kõrvade peale, et sinu sügismasendusega võidelda. Peaaegu põletan maja maha. Ja siis tuleb mingi kuradi tolvan. Teeb siin 30 sekundit kliksu ja kraapsu ja tere maiekene ja sul on masendus pühitud nagu niuhti. Mis mõttes pühitud? Mis mõttes nagu niuhti? Mul on tunne, et see nakkas nagu sinu peale. Valdur, tee nüüd natukene rõõmsam nägu. Ise tõid mind siia restoraani. Tahad jäätist või midagi? Tahan. Kurat, ma olen ka mees. Ma olen ajanud selle pelmeeni asja ise korda seal köögis. Miks mina pean ennast sinu pelmeenide pärast saalis hulluks lolliks tegema? No ise ütlesid, et tavalised juustud, et neile kärab küll. Paljugi, mis ma ütlesin. Aga ei olnud tavalist juustud, oli hoopis tuttav ja tundis mind ära ka veel. No ainult kohe, et siis tuttav juust, mitte tavaline. Sa ära targutad jääd siin. Mina ütlen, mida tahan. Kes sa oled siin, et hüppad siin? Et 5 minuti pärast oleks midagi korralikku valmis tehtud. Mida korralikku? Kiirekotletti. Ahsoo. Kiirekotlet. Kus kokk on? Valdur, Väits, sina. mis sa siin teed? Kuule, mõtlesin, et tulen õpetan kokale pelmeenide tegemist. Ja, sa oskad või? Kuule, kuni tänaseni arvan, et oskan, jah? Ja, kahju. Näed, ma pean siin pelmeenidest hakkama Kiievi kotletti tegema, aga praegu loen paki peal ei ole mitte ühtegi õpetust. Sa oled uus kokk siin siis või? Ja. Teist päeva juba. Ma olen peakoka KT. Sa, Valdur, ei tea, tead. Minu järgi tehti isegi spetsiaalselt kogu menüüle. Tüdrukud võileivad lähevad saali kohe. Kuule, seda ma kuulsin, jah. Nägin ka. Miks sa kokaks hakkasid? No kuule, hea soe koht, et siin pliidi äärest ja muudku vaaritad ja vaata, ma näitan sulle. Kummkartul. No vot, mõnus. Tubane töö. Mõnus, jah. Nii, kuule, aga siis peaks ju tegema väikest liiku ka või? On? Kuule, aga mida sa teed siin üldse? Tead, ära räägi, kurat. Maiel siin sügismasendus. Ja, no siis peab tuliku tegema, tead, kui see masendus kaugele läheb, siis tead ise. See heaga ei lõpe. Jah, ega vist ei lõpe küll, jah. Ja, seda ta on, noh. Võtad ikka tüngi sinki ka koju ja... Mis siin toimub?
ei, seal saalis kakerdavad sellised mudaravi vajavad luuletajad ringi. Ma mõtlesin, et tulen ajan kokaga törts mehe juttu. Nüüd otsustas mõni mees lakkuma ka hakata, jah? Hakka pihta, jah? Oot. Mis tähendab mudaravi vajavad luuletajad kakerdavad ringi? No ma ei tea, oli seal üks Volli. Volli? Ma sulle teen Volli. No minge ilma tuliseks. Kes kurat ahju välja lülitas? issand jumal, ega te minu pärast ometi ei kahtle. Sinu pärast ikka, Maiekene, sinu pärast. issand, kui kahju, et Silvi seda praegu ei näe. Ja jumalaga, Maie, oli mis oli, aga ma jään sind ikka hea sõnaga meenutama. Ausalt või? Ilus on surra, kui tead, et meie vahel on ikkagi ilusat rohkem kui koledat. Mõtled sa seda tõsiselt, Valdur, või? Räägi. Annan sulle isegi selle mudaravile andeks, Maie. Peaasi, et sa õnnelik oled. Valdur, kas mind pannakse nüüd vangi? Ei, see oli enesekaitse. Selja tagant. No kuule, ega sina süüdi oled, sa argpüks selja ette keeras. No muidugi anna andeks, et ma niimoodi ütlen sinu romantilise mälestuse mehe kohta. Sina, Valdur, oled ikka peast loll nagu kapsas. Romantiline mees. Kuule, see on ju rohkem see mees. Mis see mees? Normaalne mees ei istu ju muuli peal ning ei loe luuletusi. Õige. Normaalne mees joob muuli peal õlut. Ja või viskab kive vette. Aga mitte ei loe mulle luuletust, et leidsin mina maiekese, noppisin ta õiekese. Oot. Kuule, mis tähendab, et leidsin maiekese ja noppisin õiekese, ah? No kus mina tean, mida see tähendab? Tead, ma ei ole botaanikas üldse nii tugev.